Tere päevast, head vaatajad, kuulajad, jälgima julgeolek täna saadet. Meie tänase saate teema on Iraan ja Iraan ning selle mõjud Eestile, Euroopale, Ameerikale ja maailmale. Stuudios nii nagu ikka on julgeolekueksperdid Meelis Oidsalu ja Erki Koort. Julgeolek täna alustab. No nii, vaatame korra ajalukku ka. Mis sa arvad? Ajaloolistel aegadel tuleb vaadata ajalukku. Ajaloolistel aegadel tuleb vaadata ajalukku, see on tõsi. 3. märtsil 1866 hakkas kehtima vallaseadus, millega lõppes mõisnike kohtu ja politsei võim valla kogukonna üle. Ta alles 1866. 3 aastat jäi veel esimese laulupeoni. 1918 sõlmiti Brest-Litovskis rahuleppe. Nõukogude Venemaa loobus Eesti ja Liivimaa alade üle võimust ja siin siis võttis Saksamaa üle veel need alad ka, mida ta ei olnud vallutanud. 1991 toimus iseseisvusreferendum Eestis ja Lätis ja Eestis hääletas 82% valimisõiguslikest kodanikest ja 77,83% hääletas iseseisvuse taastamise poolt. Suhteliselt kõva protsent. 1997. aastal soovitas Euroopa Liit Venemaale Eestiga piirileping alla kirjutada. 29 aastat hiljem meil seda ikka veel ei ole. Sinu rõõmuks, ma saan aru. Nojah, ütleme nii, et ega ma väga seda ei nuta taga. Maailmas 1613 sai Moskva patriarhi patriarhi poeg Mihhail Romanov Vene tsaariks. Ja sellega sai alguse siis Romanovite dünastia, mille 1917 kommunistid veriselt lõpetasid. Ütleme küll, monarhia lõppes ennem, eks monarhia loobus võimust veebruaris juba. Nii, et seal on ka põhimõtteliselt olnud ajatollade võim, et usujuht on saanud. Usujuhi poeg sai selleks juhiks. 1861 kaotas Aleksander II päris orjuse Venemaal. Eestis siis 1816 ja 19 juba. 1878 sõlmisid Venemaa ja Türgi San Stefano rahu, millega Bulgaarias lõppes 500 aastat kestnud Osmanite impeeriumi võim. Et kui me olime erinevate riikide poolt okupeeritud, siis meil oli reeglina ikkagi kristlus siin kandis, seal oli ju islami võim tegelikult kristliku Bulgaaria üle. Ja see on ka põhjus, miks tegelikult bulgaarlased on olnud hästi ajaloos väga pikalt Venemaa sõbralikud. Et see trend on osalt muutunud viimasel ajal, aga osalt ka viimane nüüd võimust loobunud president Bulgaarias ju on suhteliselt venemeelne ja tahab minna poliitikasse uuesti. 1924 Mustafa Kemal Atatürk tühistas siis 1400 aastat kestnud kalifaadi ja sellega sai alguse siis üks samm veel ilmaliku Türgi suunas, mis täna natukene keerab võib-olla tagasi. 4. märtsil 1765 kaotati Saaremaa provintsiaalne iseseisvus ja saar liideti Liivimaa kubermanguga. Eelnevalt oli ta iseseisev üksus. Samas säilis maksusüsteem, rüütelkond ja kirikuorganisatsioon. Et nagu natuke ja saarlased ikka hoidsid omaette. 1938 sisekaitseülema otsusega pandi seisma ajalehe Vaba Maa ilmumine ja maailmas 1152 sai Saksamaa kuningaks Friedrich I Barbarossa. 1187 Egiptuse ja Süüria sultan Saladini väed vallutasid Jeruusalemma, mis 88 aastat ennem oli olnud ristisõdijate käes. 1386 sai Leedu suurvürst Poola kuningaks ja tema dünastia kestis peaaegu 200 aastat. 1492 Šotimaa ja Prantsusmaa sõlmisid liidu Inglismaa vastu, et ülevalt ja alt. Ja 1800
1957 toimus sündmus, mis mõneti juured ulatuvad tänaseni päeva. Pariisis sõlmiti rahuleping mis lõpetas Briti ja Pärsia sõja ehk Pärsia tänapäeva Iraan. Ja sellega siis Pärsia šah tunnistas Afganistani iseseisvust. Mis veel? 1972 tegelikult tasub välja tuua, et Nõukogude Liit sõlmis Liibüaga lepingu Liibüa naftatööstuse arendamiseks ja sealse toornafta töötlemiseks. Ja probleem oli siis selles, et lääne kompaniisid välja tõrjuda. Ja kui me täna vaatame, räägime Iraanist, sealse nafta temaatikast, Liibüast, eks Iraaniga seoses ilmselt natuke mainime ka seda. Aga tänasel päeval see leping toimus. 1991 tulid tuhanded streikivad Uuralites söekaevurid miitingule toetamaks president Boris Jeltsinit. Hilisemalt on kaevurid toetanud ka Putinit, lubanud tulla ja politsei asemel siis need liberaalsed jõud ära peksta välja. 5. märtsil 1983 arreteeriti Lagle Parek, hilisem Eesti siseminister, esimene taastatud Eesti siseminister. Ja 1989 toimus Tallinnas interliikumise esimene kongress. Et kui palju on küsitud, kas 5. kolonni on või ei ole, siis see oli parteipiletiga 5. kolonn. Ja kõik need inimesed ei ole Eestist lahkunud ja ära surnud veel. Et osad on siiamaani alles. Ja 1933 Saksamaal toimusid riigipäeva valimised, kus natsionaalsotsialistlik Saksa töölispartei sai 43,9% häältest ja sellega algas natside tõus. Nii, täna on ajaloos väga palju sündmusi olnud, mis tundusid olulised ka tänast päeva arvestades. Aga lähme edetabeli juurde. Presidendi ja välisministeeriumi erimeelsused vaikselt kerisid. Tundub, et on vaibunud, kuigi välisminister teatas vähemalt, et tema ei kavatse presidendiga lähiajal kohtuda. Tore, kui kired vaibuvad ja inimesed suudavad rääkida ja avalikus ruumis tegelikult sellist ažiotaasi on nagu vähem. Ja viimasel ajal on juttu olnud ka Karise muutunud positsioonist eelseisvate presidendi valimiste kontekstis, et huvitaval kombel võib osutuda ikkagi, et Karise käigud, mis on võib-olla ärritanud täitevvõimu ka, et need on siiski tekitanud toetuse tõusu elanikkonnas, venekeelse elanikkonna toetuse tõus on ju dokumenteeritud siin küsitlustes ja sellega seoses ma ei tea, kas see oli kõik Karise kaval käik, kuidas ennast uuesti pilti mängida, aga mõnes mõttes nagu tagantjärgi loogiline. Niimoodi on see juhtunud. Et sa pead midagi muutma oma avalikus kuvandis ja profiilis selleks, et olla relevantne juhul, kui sa seda hetkel ei ole. Tõsi, välisministeeriumi suunalt tuleb ka teine teema, mille ma eraldi välja tõin, on eestlased siis Lähis-Idas. Et sellest me saame natuke rääkida Iraani juures, aga tegelikult eestlaste suhteliselt suur hulk Lähis-Idas on probleem nii nendele inimestele, kes seal on, nende lähedastele kui ka riigile. Ja kontekstis tuleb mõelda, mida edaspidi teha teistmoodi, et selliseid mõndasid võib-olla etteaimatavaid sündmusi mitte selliselt jätta kahe silma vahele. Jah, ma mäletan eelmine saade, mina keeldusin tegemast prognoosi, sina ütlesid, et Iraanist tuleb sõda ja pärast seda ilmselt sinust innustatuna, aga mitmed suured lääne podcastid tegelikult ütlesid, et kohe varsti läheb andmiseks, et kõik märgid näitavad seda, et täna on võimalik ka flight radarist vaadata avalikest allikatest tegelikult ka sõjalisi lende. Et see, mis varasemalt on olnud, eks ole, salajane info, et see on kõik täna nähtav. Et küsida võib, et miks mitte ainult Eesti, vaid ka teiste riikide välisministeeriumid varem reisihoiatusi ei andnud sinna piirkonda laiemalt. Iraan oli avalikult ähvardanud, et tuleb regionaalne sõda. Et küsimusi on, see vabandus ei päde, et teised ju ka ei teinud. Et kui tehakse mingi möödapanek kollektiivselt, siis tuleb kollektiivselt korrigeerida.
mitte öelda, et teiste möödapanek ka vabandab meie enda nagu tegemata jätmisi ja sama kehtib, eks ole, meie kaitseministri seal viibimise kohta. Kahetsusväärne, loodame, et jõuab elusalt tagasi ja tervelt igal juhul. Jah, muidugi. Kõiki hätta sattunud eestlasi tuleb nagu mõista ja aidata, kaasa arvatud kaitseministrit. Aga see, et Itaalia kaitseminister seal ka oli, see ei tee seda iseenesest vähem veidraks seda asjaolu. Mis näitab seda, et ilmselgelt NATO liitlased ei teadnud rünnakust. Ma ei tea, kuidas mida meie enda eelhoiatus ütles siis näiteks, mida Välisluureamet ütles oma allikatele või prognoosidele tuginedes. Ja samamoodi ka itaallased ei teadnud ilmselgelt, vaevalt see kaitseminister. Meie eelhoiatuse probleem on pikalt olnud see, et me tegelikult ei tegele oma siniste vägede kaardistamisega süsteemselt ja ei ole seda harjumust või teatud tabu on, et me ju ameeriklaste nagu järele ei luura, et küll nad ise ütlevad, kui nad midagi teevad. Et seda eeldust Trumpi ajal tuleb ilmselt muuta Euroopal laiemalt, et hakata ka luureasutused peaksid jälgima Ameerika tegevusi ja liikumisi maastikul. Tundub, et osad riigid on seda juba muutnud, seda printsiipi, et liitlaste järgi me ei luura. Küsimus on selles, et kas sa kogud avalikku infot ja süstematiseerid seda või sa kasutad mingisugust inimallikat Pentagonis on. Sõbralikku liitlaste tegevuse kaardistamist ei saa pidada tegelikult tavamõistes vaenulikuks luureks ja loomulikult, kui liitlane suga infot ei jaga, siis sa tahad ikkagi mõista, mis ta teeb ja sellised mõistmise püüded, sinna võib luure ka olla kaasatud. Ja, aga nüüd me läksime muidugi juba selle saate teema juurde, aga lähme veel edasi edetabeliga. Justiitsministeerium kavatseb lühendada kohtupidamise aegu. Kui ma seda uudist kuulsin ausalt öeldes, ma mõtlesin, et ma olen seda uudist kuulnud umbes 10 korda 2000-ndate algusest ja võib-olla veel varasemast alates. Aga iga kord, kui Justiitsministeeriumil on plaan neid aegu lühendada, siis need ajad hoopis pikenevad. Ja me oleme jälle jõudnud sinna, kus menetlused kestavad väga kaua. Kunagi oli probleem see, et inimesed jäid haigeks, ei tulnud kohtusse, selle tõttu tuli asjad edasi lükata, see asi saadi kontrolli alla. Ehk ühesõnaga, minu arust see pool vajab küll nagu väga sellist korralikku reformi ja kui ma seda, nii palju kui ma avalikest allikatest olen seda infot lugenud, küll ei tekkinud mingisugust veendumust, et Justiitsministeerium seekord hakkama saab. Justiits- ja digiministeerium, vabandust. Jah, aga kui on selgelt tajutud probleem, siis suurem probleem oleks see, kui nad ei teeks sellised avaldusi ega püüaks vähemalt, et iga uus poliitik tuleb uue õhinaga peale ja praegusel justiitsministril paistab olevat seda õhinat. Aga püüaks seekord nii, et äkki saamegi mingisuguse lahenduse päriselt, et tavaliselt selliste lahendustele nagu minek tähendab seda, et me hakkame süsteemi korrastama ja avastame, meil on mingisugused protsessid kaardistamata, siis nende jaoks on vaja luua mingid mehhanismid, mingid vormid, mis tegelikult tekitab selle sama pikenemise näiteks üks põhjustest. Ja sama puudutab tegelikult prokuratuuri tööd, et täpselt samamoodi tuleb vaadata, et kuidas asju menetletakse. Ütleme niimoodi, et 2/3 asjadest on tsiviilasjad, mis prokuratuur üldse ei puutu. Et seal on ka need järjekorrad väga-väga pikad, eks, aga ka kriminaalmenetluses, eks meil on võistlev menetlus, kui kohtusse minnakse, siis kõik see, mis on eeluurimisel toimunud, tehakse uuesti üle. See on jabur, idiootne ja jube kallis. Ja tegelikult vähendab seda momenti, kus kurjategija saab kiire karistuse. See on oluline. Et see, kui ta seal on aastaid menetluses või mis veel hullem, eks, et asjad aeguvad ära sellepärast, et need ebamõistlikult pikad, et 8 aastat menetletakse mingit asja kohtus, rääkimata veel kohtueelsest menetlusest. Aga loodame, et Justiitsministeerium seekord õnnestub. Ukraina varjujäämine. Vaatasin paar päeva tagasi erinevaid uudisteportaale ja mõnes üksikus oli Ukraina esimese 10 uudise seas. Et Iraanis toimuv sõda on ikkagi selle uudise nivoo tõstnud täiesti teistsugune selle tasemele ja minu arust on üks asi, mida me peame meeles pidama, et me ei tohi kaotada seda sama fookust Ukrainalt. Ja kui nüüd Merts kohtus, on ju Saksa liidukantsler Merts kohtus Trumpiga Valges Majas, mul on väga hea meel, et tema üks agenda punkt oli ikkagi Ukraina tõstmine. Et ütleksin, et olgem nagu Merts. Et ärme unusta seda ära, kuigi uudised printsipiaale
väga palju Iraaniga seoses ja noh, kas või Postimehes oli ju järjest oli nagu blogi, et kus kaitseminister parasjagu on, et kus ta läks, et katsuks hoida ikkagi fookust. Zelenski ise on ka püüdnud hoida fookust Ukrainal ja avaldanud ka muret, et need raketid, mis lastakse praegu seal Iraani vastu ja ka Iraani rünnakute kaitseks kulutatakse ära, et need tulevad mõnes mõttes Ukraina kaitsevõime arvelt ja eks seal on ka tõsi taga. On. Aga vaatamata kõigele Ukraina vabastas rohkem alasid kui ära andis veebruaris, mis on ju väga hea uudis. On esimest korda üle päris jupi aja. Tõsi, osa sellest territooriumist osad analüütikute hinnangul on hallis tsoonis ehk ei saa öelda, kes seal tegelikult tõsi kindlalt ei saa öelda, eks. Aga see on nagu positiivne trend vähemalt, et ta on nagu kestnud juba ka jaanuaris ja tegelikult ka eelmise aasta lõpus oli neid arenguid näha. Mäletatavasti ka meie ju Kaitseministeeriumi reedesed briefingud on need äkki. Ka seal oli ikkagi hinnang, et Pokrovsk langeb lähikuude jooksul, minu arust see oli november-oktoober, kui see prognoos oli. Pigem on täna trend õnneks vastupidine, et Pokrovsk on suuremas osas Ukraina kontrolli alla jälle liikunud vahepeal, mis seal nagu viimased sündmused on, need on jälle sõjakoldes jube keeruline hinnata. Ukrainale ka konservatiivsed analüütikud ennustavad siiski sel aastal edu võrreldes võib-olla üle-eelmise ja ka varasemate aastatega, et mingi jää on hakanud lihkuma ja Venemaa mängib muidugi kõikvõimast ja nii nagu Trump ka oma sotsiaalmeedia postituses ütles, et ta võib lõputult sõdida, et samasugune avalik egoinflatsioon on olnud ka Putinil. Egoinflatsioon, päris hea. See on jungiaanlik termin ja see iseloomustab diktaatoreid ka sageli usk võitmatusse, eks ole, et mis on pannudki Putinit ennast kulutama arutult lihtsalt. Nüüd me läheme jälle selle teema juurde, me oleme jälle edetabeli juures. Venemaa harjutas Läänemerel õhutõrjerakettide laskmist õppuse käigus. See oli planeeritud võimekatsetus, et seal otseselt seda ka ei serveeritud õnneks meedias kui mingit eskalatsiooni või hirmutavat faktorit, aga selge, et igasuguse nii-öelda sõja eel igasugused mereõppused ja ka laskmised, eks ole, et on samuti teema, aga tihemalt märksa kui praegu. Trump ähvardas katkestada kaubandussuhted Hispaaniaga. Tegemist siis sellega, et nad ei täida kaitsekulusid. Ei täida kaitsekulusid ega andnud luba oma baaside kasutuseks ja nagu näha, võime sellest ka pikemalt rääkida, aga nagu näha, et see nii-öelda ad hoc koalitsioonidega kaasaminek on Washingtoni silmis praegu ikkagi poolkohustuslik. Isegi kui nad liitlastega ei räägi, nad eeldavad, et liitlased tulevad küsimusi küsimata kaasa. USAst ka teine selline teistsugune uudis, et esimese presidendi abikaasana maailma ajaloos juhatas Melania Trump ÜRO julgeolekunõukogu istungit. Jah, see oli siis arutelu laste julgeoleku teemal, et pretsedent muidugi ja see toimus ju samal ajal, kui Iraanis toimus meeletu eskalatsioon, ka omamoodi võib-olla ühelt poolt arrogantsus, teiselt poolt jällegi Melania ongi endale võtnud sellise laste õiguste eest seisja rolli, et otseselt ühtegi nii-öelda maailma ajaloolist otsust sealt ei tehtud, nii et ei tasu ka võib-olla liiga kritiseerida seda käiku, tavatud käiku. Sellega seondub tegelikult üks teema, millest me pidime küll natuke hiljem rääkima, et Iraanis tabas kellegi rakett, kelle rakett on täna raske öelda, koolimaja, kus hukkus 150 tüdrukut koolilast, et äärmiselt traagiline juhtum. Iraani valitsuse teatel siis? Iraani valitsuse teatel just, et erapooletult on seda olnud võimatu kontrollida ja Iisrael ja USA on kinnitanud vähemalt, et nemad seal piirkonnas sõjategevust mingit läbi ei viinud.
viimaste uudiste valguses, aga tegelikult tegemist on äärmiselt traagilise juhtumiga ja ei maksa kunagi unustada, et sõda toob igal juhul kannatusi tsiviilelanikkonnale, et me võime olla ükskõik kui tahes USA ja Iisraeli poolt ja Iraani ajatollade režiimi vastu, see toob Iraani tavainimestele väga palju kannatusi. Jah, võimud vist palusid Teheranist inimestel lahkuda, aga kõigil seda võimalust ei ole ja tegemist on ikkagi suure ja väga tiheda asustusega linnaga. Ja. Prantsusmaa laiendab liitlastega tuumakoostööd, et vahepeal tuli uudis, et Prantsusmaa ei laienda oma seda tuumavihmavarju liitlastele. Nüüd on tulnud jälle teistpidine uudis, et minu arust, mida tegelikult mõnes mõttes sõnastas Emmanuel Macron, Prantsusmaa president, nagu muutunud sellise natuke maailmakorra vormelina, et kui sind kardetakse, siis oled vaba. Et kui me oleme jõudnud ajastusse, et kui sind kardetakse, siis sa oled vaba, siis tegelikult see on võib-olla asi, mis on natuke märgiline. Selleks, et Prantsusmaa oleks hirmutav, nad peaks oma kaitsesse ikkagi märkimisväärselt konventsionaalsesse kaitsesse panustama. Õnneks Macron seal samas kõnes, mida ta pidas ühe tuumavalvelaeva baasis, kus seal koor laulis Marseillaise, väga hea akustika ja niisugused efektid Macronile meeldivad. Ja, ta on ju väga osa eriefektide lemb on ta alati olnud, aga küsimus on selles, et igasugune loogika ütleb, et see tuumavihmavari eriti Baltikumi kaitseks, aga ka paljude teiste riikide kaitseks, et see ta ei ole nii pidav kui see paatos, mis alati tuumajuttu saadab, ma ei tea, Eesti välisminister ja ka kaitseminister on rääkinud siin, et võiks liitlaste tuumarelvad paikneda siin. Keegi ei hakka Eesti, Läti, Leedu ega ka Soome nimel oma tuumasõda alustama, et see lihtsalt süsteemne loogika eeldab seda. Me vajame tuumarelva, ja Poola muide teatas siin uudistest rääkides, et nad ikkagi liiguvad oma tuumarelva poole ja ka see Macroni avaldus on mõnes mõttes problemaatiline just tuumarelvade leviku mõttes. Et mida lääne poliitika on olnud ikkagi rangelt kuidagi hoida seda levimast, et kogu see ebakindel olukord on toonud kaasa selle riski, et üha enam tekib tuumariike. See on ka põhjuseks, miks Ukraina ja Kasahstan ja Valgevene omal ajal survestati tuumarelvast loobuma. Just. Ja aga alati, kui poliitik räägib tuumarelvast, siis tasub küsida, et milliseid konventsionaalse kaitsevõime tegemata jätmise ta tahab kompenseerida ja Eesti poliitikutelt eeldaks ka, et sellega ei hullutataks inimesi, et räägime sellest, mis reaalselt töötab sõja ajal. Väidetavalt esimene uraan Nõukogude tuumarelva jaoks toodeti Eestis. Nii et seda peaks seal veel olema. Põhimõtteliselt meil on varud olemas hästi läbi sõeluda veel. Ja meil on ju ka see õiglase ülemineku programm, et võib siis tuumarelva tehase ka rajada Ida-Virumaal. Ei pruugi olla abikõlblik sellest programmist. Ja ma kardan, et sellest programmis ei ole nii palju raha, et tuumarelva saada. Kindralid ja riigikaitsekomisjon ja tsiviilkriisi seaduse eelnõu on kirgi kütnud, et kindralid on öelnud, et sellest tsiviilkriisi seaduse on puudusi, mida seal kahtlemata on, tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse, vabandust. Ja teinud ettepanekuid, mida me oleme ka varem natuke käsitlenud, et mõned ettepanekud on mõistlikud, mõned on võib-olla natuke sellised, kellegi ajalooline arvamus, et tegelikult ongi mitu valikut ja ükski neist ei ole lõpuni õige ega vale. Huvitav on just jälgida, et nüüd on ka Peeter Tali nende mässuliste leeriga, kes varem oli selline mõistuse hääl pigem seal komisjonis, aga tema liitumine näitab ka sellist oportunismi. Et seal on ikkagi, seal seaduses on üsna palju selliseid sätteid, mis just üks laiapindset riigikaitset edendavad. Et kui need nüüd ära blokeerida ja öelda, et me saame niisama ka tehtud asju, et päris nii see ei ole, et see on ikkagi poliitiline mängurlus ja oportunism, mis seal praegu käib. Ja osaliselt on seal ka idealismi taga, ma usun, aga kokkuvõttes ikkagi imelik, et kus te varem olite.
et viimasel hetkel hakata kokku panema, ma lugesin ka neid muudatusettepanekuid seal, sellist nimekirja, mille kohta on teada, et seda ära ei sööda. Et see on lihtsalt poliitiline oportunism, mitte tahe riigikaitset nõustada või arendada. Väga kahju oleks see, kui tegelikult valitsus seoks selle mingi usaldushääletusega ja suruks selle läbi, et minu arust nad saavad seda teha. Mis tähendab, et ka väga palju häid mõtteid tegelikult sisuliselt jääb kõrvale. Aga kindlasti jälgime seda, et mina neid mässulisteks ei nimetaks selles suhtes, ma arvan, et kõigi nii Kaitseministeeriumi kui ka nende kindralite eesmärk on vaba Eesti. See on meie kõigi ühine eesmärk, lihtsalt meie arvamus, kuidas see püsima jääb, on natuke erinev. Ütleme, et see ei ole päris tavaline eelnõu menetlemise protsess. Et reeglina saadakse neid asju varem arutada ja teiste võtetega menetlusse. Ei, ajateenistuse vaheaasta lööb paljude kutsealuste eluplaanid sassi, et tegelikult sellest küll pikalt räägiti, aga tundub, et see osa riskidest on ikkagi jäetud maandamata, et võetakse vähem kutsealuseid ja ka need, kes tahaksid ise minna, mis on väga positiivne, et inimesed tahavad minna vabatahtlikuna ka kaitseväkke ja teha selle oma riigi ees kohustuse ära. Ei saa. Ja ma toon sisse jälle alternatiivteenistuse. Kui kogu aeg oli jutt, et kedagi ei jagu, kedagi ei üle, siis tegelikult see oleks olnud võimalus kompenseerida seda sama. Ja kui me räägime siin kriisireservist näiteks Siseministeeriumi haldusalas, siis selle sama alternatiivteenistuse kaudu oleks saanud selle kriisireservi oluliselt võimestada, aga me ei teinud seda. Erki Koort on Eesti tsiviilteenistuse ajatolla Homenei. Olen küll. Ma olen väga ortodoksne selles küsimuses. Väga tubli. Ja üks teema veel, energiasüsteemi julgeolekustamine ja minu arvates totaalne läbikukkumine, et Elering paneb küll järgmisel 4 aastal energiasüsteemi hukukindlusesse raha 230 miljonit, mis on väga tore, aga veel kord on välja, et meie kõik jaamad on Venemaa piiril. Meie uued jaamad on planeeritud Venemaa piirile, kuhu õhutõrjet kindlasti ei jagu, sellepärast, et see õhutõrje peaks töötama. Õhutõrje ei toimigi haubitsa tule vastu. Seda niikuinii on ja pluss veel lihtsad droonid on, mida tegelikult on ju väga, et sa ei pea isegi mitte 20 kilomeetri kaugusele laskma seda drooni, vaid lihtsalt üle jõe. Et see on väga rumal. Teine asi on seesama Auvere tehase küsimus. Et sa kujutad ette, et 10 aasta jooksul üks see sama Auvere, mis on meile energeetiliselt oluline, seda on küll vahepeal püütud pisendada, see midagi ei mõjuta. Aga mis me tast kurat siis vabandust ehitasime, kui ta midagi ei mõjuta? Et jätnud siis ehitamata. 10 aasta jooksul nad on 1,5 aastat seisnud, vähemalt 1,5 aastat seisnud ja osalise töökoormuse see protsent on veel hullem. Ja sa kujutad ette, piirivalve ei tööta 1,5 aastat 10 aasta jooksul või kaitsevägi läheb puhkusele 1,5 aastaks. See on täiesti jabur. Ja kui räägitakse juhatuse esimeeste vastutusest, siis kus see juhatuse esimeeste vastutus siin on? See on täiesti nagu käsitletamatult käpardlik tegevus. Julgeoleku mõõde on erinevates, eluvaldkondades olnud piisavalt esindamata. Sellest on pikalt räägitud, laiapindne julgeolek ja nii edasi. Et Eleringi auks võib öelda, et nad ausalt räägivad, mis see seis on. Luureasutused räägivad, et tõenäolisem on hübriidsõda kui päris sõda. Hübriidsõja suhtes täna me oleme üleliia haavatavad. Et on, suhteliselt väheste droonimeeskondadega oleks võimalik Venemaal panna kogu blackout kehtima üle terve Baltikumi tegelikult ja võtta sealt oma punkti, tekitada paar laeva merele ja siin igasugu ullikesi on Telegrami vahendusel suudetud ka värvata erinevateks tegevusteks. Sa ei pea üldse drooniga tegelema, sa lihtsalt põletad teatud arvu alajaama korraga ära ja kogu moos veel mõned kriitilised sõlmed, kus mingi sigadus korraldada. Et selle vastu tulebki ennast kaitsta ja Eleringile au, et nad räägivad sellest, nagu asjad on. Kõigile see võib-olla ei meeldi ka, eks ole, aga me peame mõtlema ka laiapindselt muid kriisiplaane läbi selles valguses, mis see tõdemus on. Et kui siin toidujulgeolekut planeeritakse ja räägitakse, et me toodame rõõmsalt edasi,
varusid nii palju ei pea olema, eks ole, selle võiks läbi testida sõja reaalsuse vastu. Et kui võrgu käitaja ütleb, et ta ei suuda tegelikult mingit elektrit tagada, siis tulebki mõelda hajaenergeetika ja muude lahenduste peale, aga need peaks olema nagu sa ütlesid, rahuaja disainis juba arvestatud. Ma korra tulen tagasi veel selle sama energiasüsteemi julgeoleku ja selle sama Auvere elektrijaama juurde, mis 10 aasta jooksul 1,5 aastat on täiesti rivist väljas olnud ja osaliselt veel kauem aega. Seal on küsimus, kas see on väga halvasti ehitatud, kas seal on mingid turumanipulatsioonid, mida me ei suuda riigina tuvastada. Seal on lihtsalt lollus ja oskamatus seda süsteemi käitada või on tegemist sabotaažiga. Minu arvates 4 korruptsioon on alati ka. No, ütleme, korruptsioon läheb sinna halva ehitamise punti minu arvates, aga tõsi on, et korruptsioon on eraldi, võib olla ka täitsa vabalt eraldi välja toodud, et ühesõnaga, et see minu arvates vajab küll nagu mingisugust arusaamist ja minule tundub, et lollus ja sabotaaž on kõige tõenäolisem selle tehase ma ei tea isegi, kas Urmas Reinsalu on juba teinud mingi komisjoni, et seda kõike uurida, aga tegelikult nagu võiks ja võib-olla ei taheta sellepärast, et Kovalenko Kõlvart uuris seda natuke küll teise nurga alt, aga ta võiks sellega edasi. Aga mulle tundub, et mingi nagu tellimus justkui on selliseks energeetika mineviku otsuste revisjoniks ka natukene. No. Aga edetabel sai maru pikk ja sai seekord ka läbi, et lähme meie saate põhiteema juurde. Saate teema on Iraan, ja Iraani mõjud siis nii meile, Euroopale, USA-le, maailmale ja tegelikult osad teemad me juba edetabeli käigus läksime natuke rohkem süvitsi, kui ma planeerisin. Et Iisrael ründas siis esimesena taaskord Iraani ja Ameerika sekkus kohe, kuigi Ameerika ilmselgelt oli seekord isegi rohkem valmis kui eelmine kord, eks, et tal olid piirkonnas ju lennukikandjad olemas, eelmine kord ta ikkagi tegutses kaugpommitajatega, et eelmine kord ta sellist väekontingenti seal piirkonnas polnud. Nii nagu sa mainisid, Iraan oli lubanud algusest peale selle sõja teha regionaalseks ja mõnes mõttes me võime siin öelda, et tegemist on sellise Iraani ebaproportsionaalse vastusega, aga minu arvates ka me siin saates oleme rääkinud, et ka Eesti vastase ründe korral tuleb kanda sõjategevus väljaspoole oma territooriumi, ründaja territooriumile ja kuna Iraan ei suuda ilmselgelt rünnata USA siis konventsionaalsete vahenditega vähemasti USA põhiterritooriumi, siis ta ründab baase ja USA liitlasi piirkonnas. Tegelikult on see sama küsimus, et kui talvesõja ajal läksid Eesti asuvatest Nõukogude baasidest pommitajad Soomet pommitama ka Helsingit, siis kas Helsingil oleks õigus pommitada olnud Tallinna? Või näiteks kui Ukraina sõja alguses Vene väed sisenesid Valgevenest Ukrainasse, siis ja käisid ka sealt kaudu siis rünnakuid toime panemas, rakette lasti sealt kaudu, droone lasti sealt kaudu, et kuidas siis nagu oleks olnud, et kui Ukraina oleks siis vastanud Valgevenele, oleks me selle heaks kiitnud. Et me peame nagu vaatama minu arvates, et ma kindlasti ei ütle, et ajatollade režiim on midagi väärtust, mida peaks kaitsma. Ei, kindlasti mitte. Tegemist on terrorismi ja varisõdasid eksportinud riigiga ja väga pikka aega, aga nii piirkonnas kui tegelikult ka Euroopas ja Ameerikas. Aga see nagu sõja mõnes mõttes selline kompromissitu või küsimusteta takkakiitmine ka minu arvates ei ole õige, sest veel tulles tagasi selle sama tsiviilohvrite juurde, tsiviilohvrid saavad olema ja väga suured saavad olema need tsiviilohvrid selle sõjategevuse lõpuks. Seda me nägime ka Gazas, et tõsi, Iisraeli väed ei liigu suure tõenäosusega Iraani, võib-olla väiksed eriüksused ainult, ma arvan, et seal praegu sees nii nagu aasta tagasi, aga probleeme on ja sealt on kindlasti ka pretsedente, mida Venemaa Föderatsioon kasutab ära hiljem meie liitlaste vastu.
Jah, seda mõtlesin mina ka, kui kõik see uudis tuli, et siis mulle meenus ka see, milline oli venelaste reaktsioon Kosovole, eks ole, ja muudele operatsioonidele. Ja ka toona oli meie seisukoht riigina, et see ei ole kasutatav Gruusia puhul, see paralleel, aga venelased seda tegid. Ja väike riigile, eriti piiririigile on kõik sellised jõukasutused problemaatilised süsteemselt tasandil, lihtsalt mitte ainult moraalsel ja õiguslikul tasandil. Huvitav on see, et Donald Trump andis ka tähtaja sellele sõjale, justkui andes siis Iraanile teada režiimile, mis seal endiselt veel õitseb, et kuu lõpuni peate vastu pidama, et siis tõmbame tagasi. Kas see oli nüüd lihtsalt sisepoliitiliselt antud signaal, sest juba keriti seal seda lõputu sõja, eks ole, narratiivi, mis on USA-d ju kummitanud pidevalt ja USA sekkumisi Lähis-Idas ka sel sajandil, et võib-olla see on lihtsalt lollitamiseks. Iseasi on, kui palju tõesti moona on nüüd osapooltel, et Iraan peab mõtlema ka selle sõja järgsele ajale, et nad ei saa iseennast ka liiga tühjaks kulutada, sellepärast et kogu see loogika seni selle sarisõja loogika juunis oli eelmine aasta 12-päevane sõda, kus Iraan ründas või Iisrael ründas Iraani ja siis USA oli rohkem nagu rahuvahendaja seal. Nüüd on viskas ainult ikkagi loetud pommid võrreldes Iisraeliga. Ja nüüd on USA selge nagu liitlane ja ründaja ja tõenäoliselt ikkagi rünnaku initsiaator, et ütleme, motivaator oli Iisrael, aga üldiselt loetakse Jeruusalemma või siis Tel Avivi ja Washingtoni suhted ikkagi selgelt nagu, et see ei ole juhtum, kus saba liputas koera. Et see on juhtum, kus koer nimega Donald Trump liputas saba ja on küsitud, et mis ta sellega tahab saavutada, kas ta üritab kuidagi kehva sisereitingut parandada nagu autoritaarsete kalduvustega juhtide puhul üldiselt arvatakse või on seal taga ka loogika. Iseenesest see USA operatsioon ei tundu ebaratsionaalne. Et kui vaadata, millele seal panustati või panustatakse, ühelt poolt panustatakse ilmselt või panustati seni, täna valiti või millalgi siin mõned tunnid või päev tagasi valiti see uus ajatolla ka, kes on vana poeg ja pigem status quo pooldaja, seal oli ka valikuid ja võimalusi, et tuleb pragmaatik võimule, kes teeb kiire deeskalatsiooni, mingite rünnakutega piirkonnas näitab, eks ole, ikkagi oma või Iraani uhkust, eks ole, rahuldab kuidagi selle viiendiku elanikkonna uhkust, kes režiimi toetab, sest ülejäänud ei toeta. Aga üldiselt ma arvan, USA nagu luges adekvaatselt olukorda, sisemine populaarsus ja toetusrežiimile on läbi ajaloo ilmselt madalaim pärast neid repressioone, mis oli just olnud. Siin on räägitud võimalusest, et äkki suudetakse kurdid Iraagist üle piiri ajada, relvastada ja tekitada Süüria taoline olukord, mis ilmselt oleks mingis plaanis võib-olla Netanyahu sellises nägemuses parem variant, ebastabiilne, lõhestatud Iraan järgmises faasis kindlasti. Keda saaks mõjutada, kus saaks mitte ainult Mossadi agentide, vaid siis ka päris prokside kaudu teha seda, mida Iraan teeb oma prokside kaudu Iisraeliga, ehk siis nagu sisemiselt lõhestada, et mingit järgmist nagu faasi otsitakse, et see rünnak ilmselt ei olnud enam nagu lihtsalt Iraani ajast tagasi pommitamine, Iraani tuumaprogrammi või üldse mingite tegevuste tõkestamine, et seal otsitakse mingit transformatsiooni, eks ole, mingit muutust. Minu jaoks on hästi kummaline see, et Iisrael on öelnud, et või Netanyahu suu läbi siis, et nüüd saab Iraani rahvas vabaks ja saab siis nagu sellise õitsengule pöörata, et Netanyahu eesmärk selle sõjaga kindlasti ei ole Iraani rahva vabastamine. Kui Iraan on nõrk sisemiselt vastuolus ja kas või kodusõjas, nii nagu kukkus sinna Süüria, mida sa mainisid, siis see sobib Iisraelile suurepäraselt. Sest sellisel juhul ei jõua Iraan tegeleda väljaspoole, sest Süüria, mis asus kohe Iisraeli piiridel ju, ka seal oli Iisraelil väga selge poliitika. Seni, kuni käib kodusõda, seni, kuni araablased üksteist notivad,
ei ole meil probleemi. Ja nad ei näinud seda sõja kandumist kuidagi moodi Iisraeli või ka näiteks Liibanoni sellisel määral. Ja arvestades, et nii Hezbollah kui Hamas said Iraani režiimilt väga suurt toetust, siis režiimi likvideerimine nõrgestab kindlasti ka neid. Nüüd küsimus on see, et mis saab seal ümbruskonna riikides on ju, mida Iraak, mida Türgi, Afganistan, eks ette võtavad, kas seal Iraanis säilib mingisugune tugevam keskvõim või see habrastubki selliselt, et tekivad mingisugused eraldi klannisõjad. Meenutame Liibüat, seesama, mida ma enne mainisin. Mis oli ka näide tegelikult õhuoperatsiooniga režiimi muutusest. Öeldakse, et õhuoperatsioonidega ei muudeta, seal muudeti, tagajärjed ei olnud muidugi kiita. Tagajärjed ei olnud kiita, need tagajärjed ei ole siiamaani kiita. Et siiamaani on Liibüa lõhestunud, sõdiv ja siis omavahel vaenutsevate klannide selline, mille mõnes mõttes probleeme saab kindlasti Euroopaga tunda veel ja saab ka Iraani puhul. Ja Iraani puhul on seesama küsimus, et kui nüüd oletame, et režiim muutub, siis seesama viiendik on ju seda tänase režiimi toetajaid, need Iraani kaardiväge, kõike muud, osad lähevad üle, seal pole kahtlustki, muudavad nagu, nad on võimutruud, on ju, olenemata sellest, kes on võimul. Aga mis saab osadest, on ju, Iraagi puhul, mis juhtus? Iraagi puhul kasvas osadest Iraagi endistest ametnikest ja sõjaväelasest välja ISISe nimeline siis terroriorganisatsioon. Sama ei ole välistatud, et juhtub Iraanis ja samamoodi on see küsimus, et kui Iraanis jääb üle hulga väljaõpetatud sõdureid, keda sealne võib-olla uus režiim ei vaja, siis võib-olla vajab neid Venemaa Ukrainas. Et täna iraanlasi väga Ukrainas nähtud ei ole. Aga see ei pruugi olla teema näiteks selle aasta lõpuks, kui täitsa vabalt võib seal olla. Ja üks selline prognoos või selline teema, mida võib-olla veel tõsta, on see, et Iraani ründamine mõnes mõttes, kuna tegemist on Moskva liitlasega olnud, eks, et Moskvaga on neil see julgeolekuleping ja nad on andnud väga palju relvaabi Venemaale just nendel aegadel, kui Venemaa tegelikult oli mingis mõttes ühes kategoorias murdepunkti lähedal. Murdepunkt oli see, et ta ei suutnud terroriseerida ilma Iraani droonideta Ukraina elanikkonda. Tänu Iraanile ta selle võimekuse saavutas ja nüüd on küsimus, et kui palju Trump survestab Putinit Iraani läbi loobuma sõjast Ukrainas. Nii nagu ta tegelikult, eks, kui käisid salaläbirääkimised, kehtestas sanktsioonid, eks, Rosneftile ja Lukoilile, mida arvati, et need on Ukraina toetamiseks. Ei, need olid Putini distsiplineerimiseks. Et ka nüüd minu arvates on selliseid käike näha, kus distsiplineeritakse seda seltskonda Kremlis. Ja nõrgenenud Iraan võib paradoksaalsel moel tähendada, et see nii-öelda kurjuse telg tugevneb mõnes mõttes, sest nii Hiinal kui Venemaal tekib võimalusi. See ei ole praegu ammugi võrreldav Süüria kodusõja olukorraga, võib-olla ka mitte kodusõja eelse olukorraga, aga me nägime, kuidas Venemaa mõju kasvas suht nagu väheste vahenditega, et sealt ei ole nagu... Siis neil oli võimalus kodusõtta sekkuda, eks täna neil ikkagi... Ja praegu Venemaa otseselt nagu ei julge sekkuda, et ilmselgelt ta ei Iisraeli ega ka... Ja huvitav on näha, mis toimub seal nii-öelda Araabia konsensusega seal poolsaarel, et saudid, kelle taristut on ka pommitatud, ilmselt peavad kuidagi vastama. See oleks väidetavalt ka Araabia Ühendemiraadid kaaluvad rünnakut. See oleks suhteliselt pretsedenditu samm, et Iisraeliga koos teist moslemiriiki rünnatakse, aga on ka inimesi, kes arvavad, et 7. oktoobri nii-öelda genotsiidne rünnak Hamasi poolt algatati osaliselt ka Iraani poolt selleks, et see tekkiv konsensus ja liitlassuhe seal või soe suhe Iisraeli ja osa Araabia poolsaare moslemiriikide vahel, et see ära lõhkuda, kui Iraanile eluliselt ohtlik. Et eurooplaste jaoks kindlasti on küsimus, eks ole, milline saab olema vastu eskalatsioon ilmselgelt, kui on tapetud autoritaari diktaatori poeg,
eks ole, võimule, et siis ta tahab ka isa eest kuidagi kätte maksta, tal on vaja oma legacy't kohe alguses. Ta ei saa minna puhtalt mõõduka deeskalatsioonisõnumiga peale, mingeid märgilisi sündmusi on vaja ja see võib tähendada terroriohu kasvu ka Euroopas ja sellest tuleks ka rääkida. Me teame riike, kus, eks ole, Iraan on läbi viinud ka surmavaid operatsioone. Kasvõrd Ameerika Ühendriigid. Yeah. Et nii Ameerika Ühendriigid, Kanada kui tegelikult Euroopa riigid, kes on saatnud piirkonda, eks juba teatunud piirkonda, Saksamaa on saatnud piirkonda sõjalaeva, Prantsusmaa, Suurbritannia vist kaalus seda veel, aga teised olid juba otsuse teinud. Ja tegelikult see on täiesti probleem, sellepärast, et lisaks sellele, et Iraan suudab ise siis mingisuguseid rünnakuid läbi viia, suudab ta ka ikkagi veel maksta piisavalt nendele tegijatele, kes mingisuguse kas või Hamasi või Hezbollah käsilastele, kes on Euroopas infiltreerunud ja kui nad varem ei olnud, siis kindlasti peale eelmist sõda need rakukesed Euroopasse loodi ja ka Ameerikasse suure tõenäosusega, mis tähendab seda, et see pauk võib tulla üsna pea ja ütleme, et kuna me ei tea, mis saab Iraani keskvõimust edasi, puudub võimalus hinnata seda, kui tugevalt tema poeg seda võimumängu kontrollib. Kindlasti arvestades Iisraeli luure ulatust Iraanis, mis oli nii eelmise aasta sõjas kui selle aasta sõjas täiesti uskumatul tasemel. Ma väga loodan, et Välisluureamet on Venemaal samamoodi sama väärselt vähemalt sisse imbunud. Siis ma arvan, ka see uus ajatolla, mina talle pikka elu ei ennusta. Jah, ja ka see sõda võib olla üks episood pikemas, eks ole, strateegias, milleks ongi ikkagi aegamisi pommitada Iraan nii-öelda kuuletuma, sest see vastueskalatsiooni võimalus on kindlasti olemas ka Hormuzi väinas, kus USA on lubanud, et nad hakkavad eskortima sõjaliselt laevu, et taastada seal liiklus, sellepärast ikkagi ei juleta ka Omaani vetest, eks ole, läbi sõita. Uues ohuolukorras Iraani laevastik lasti põhja. See on pärast 88. aastat teine kord, kui USA Iraani laevu põhja laseb, siis lasti vist 2 laeva ja 3 mingit paadikest. Et nüüd lasti 11 laeva, aga Iraanil on veel merelisi vahendeid, kaasa arvatud väidetavalt mingisugused nii-öelda mehitamata, eks ole. Torpeedokaatrid nii mehitatud kui mehitamata. Millega saab, ja õhuohuga saab täpselt samamoodi probleeme tekitada, et igal juhul Iraan üritab võimalikult suurt kulu tuua maailma üldsusele, mitte ainult USA-le. Et siis tekitada ebamugavusi. Praegu turud vist veel ära ei osta seda, vaatasin hommikul Lloyd's Listi tuntud laevandus väljaande prognoose ja ütles, et turud ei ole reageerinud nii, nagu Hormuzi sulgemist arvatakse olevat pikaaegsena, et see pigem nähaksegi, et USA suudab seal kontrolli taastada laevanduse vabaduse üle, aga veel kord, see ei pruugi üldse olla viimane, eks ole, Iraani, Iisraeli ja võib-olla ka USA sõda, et võib-olla saab sellest ka mingi sõdade seeria. Ütleme niimoodi, et asja kokkuvõttes väga loodame, et kõik eestlased, kes piirkonnas on, jõuavad tervelt koju tagasi. Välisministeerium on teatanud, et ta tegutseb sellega. Ja jõudu Välisministeeriumile, et neil ei ole ka lihtne, et mõnes mõttes võiks ju ka öelda, et mis te ronisite sinna, eks ole, aga arusaadav on ka see, et inimesed ilmselt seal piirkonnas reisid on kallid ja siis tekkis seal, eks ole, uputatud kulu efekt ja ei suudetud loobuda. Absoluutselt. Ütleme niimoodi, et tegelikult Välisministeeriumil on kogemus olemas nii eestlaste evakueerimisest Abhaasiast, on ju, Abhaasia Gruusia sõja ajal, kui toodi sõja alust ära lennukitega sealsed inimesed. Lähemast ajaloost see hääldamatu nimega Islandi vulkaan on ju 2010, mis purskas, kus oli lennuliiklus terves Euroopas kinni, kui tuli evakueerida inimesi. Ja ma isegi korraldasin oma töötajate tagasitulekut laupäeval maalt Saunalakast.
et kuhu, millise nurga peal keegi kellegagi kokku saab ja kus ootab siis järgmine inimene. Nii et ka Välisministeeriumis on see kogemus olemas ja samamoodi COVID-i kriisist. Nii et ma usun, et Välisministeerium saab ilusti hakkama. Soomlased on saatnud evakuatsioonirühma juba ise kohale. Tõenäosus on, et Eesti teeb teiste riikidega koostööd, mis on väga mõistlik. Ja tegelikult seesama soovitus, et Eestil ka vaadata see üle see reisisoovitused. Ma arvan, et kui Kuuba kohta ei ole juba välja antud, siis Kuuba kohta võiks mitte reisimise soovituse välja anda. Nad ei teagi, miks ollakse nii konservatiivsed reisisoovituste andmisel, aga seda süsteemi... Kardetakse ilmselt ka mingisugust kahjunõuet. Ja võib-olla on ka turismifirmade mingi lobi või et mingi siuke surve on seal taga, aga midagi võiks nagu muuta, et mitte ainult Eesti, vaid ka võib-olla regioonis vaadata need asjad üle. Kunagi oli reisisoovitus näiteks Prantsusmaa Välisministeeriumi kodulehel, mis andis reisisoovituse, et Eestis on Tallinn öisel ajal suhteliselt ohtlik paik. Kas see oli pronksiöö paiku või millalgi mujal? See oli veel varem. Et kui oli tõesti aeg, kus Koplisse ei tasunud öösel üldse minna. Aga veel on ju öeldes selle, et kui Iraanis peaks puhkema kodusõda, siis kindlasti see tähendab suuremat pagulaste voolu Euroopasse, ka Venemaale. Loodame, et Venemaa ei saa sealt uusi sõdureid, keda Ukraina vastu suunata. Sõjalises mõttes Iraan ei suutnud väga Venemaad enam toetada, et Venemaa on selle oma šaheedide tööstuse ikkagi suures osas käima saanud. Aga loodame, et see sõjaline või sõda ei vii selleni, et relvad Ukrainas otsa saavad. Ja ilmselgelt tuleb olla valvel Iraani mõjutuskatsete vastu, et Euroopas ja läänes üldse atmosfääri muuta erinevate sümboolsete ja veriste rünnakutega. Absoluutselt. Aga suur tänu vaatamast, kuulamast meid ja toome teieni taas kord 2 nädala pärast uued julgeoleku kõige olulisemad sündmused. Suur tänu ja rahulikku päeva!